Tšauki kõigile! Nüüd on paar kuud möödas sellest, kui me viimati reisil käisime ja täna oleme me taas kord suundumas treeninglaagrisse, kuid sel korral hoopis Austriasse Intertuxi. Ja ütleks, et praegu on tegelikult suht grippi reisida. Me oleme hetkel Helsingi lennujaamas ja nagu siin mingid enamuspoed ja kohad on nagu kinni ja mingi kiledega üldse kinni kaetud ja sellest siuke veits nagu harjumatu imelik, et pole väga nagu näinud siukest asja ning ka nagu rahvast on nagu palju vähem kui oli siis, kui me suvel käisime. Aga kui te mäletate, siis eelmises vlogis meil oli reisil kaasas Jaagup, aga täna on Jaagupit asendamas meil Hanna. Aga ega nüüd ei olegi midagi muud, kui et meil on üks lend veel minna, siis rendime auto ja sõidame Austriasse Intertuxi, nii et see you there! Ja tere hommikust teile! Me oleme siis saanud söönuks, hambad pestud, saime riidesse ja nüüd hakkame liikuma mäele. Täna ei ole küll kõige parem ilm, nagu üleval on pilves, siin saab vihma ja üleval olevat lund ka sadanud, nii et tõenäoliselt park ei ole kõige paremates tingimustes hetkel. Aga sellegi poolest on tore, et saab jälle suusatama minna. Ja by the way, me ööbisime eelmisel aastal selles samas majas, kui me siin käisime ja siin on jänkud, mis on väga cute nagu. Aga nüüd, iga päev saab neid nunnutada, neid saab puurist välja võtta ja sülle võtta. Mega armas, aga nüüd lähme mäele. Meil oli täna mäelt vaba päev ja siis me mõtlesime, et kuna me oleme juba Austrias, et siis käime Red Bulli peakontorist ka läbi ja me jõudsime kohale ja lähmegi vaatame siin veits ringi, saame äkki mõned uued mütsid ja siis lähme pärast edasi Salzburgi Red Bull Hangar 7-sse. Ja siis nüüd me oleme siin Red Bulli laos, siis ma valisin endale mingeid uusi mütse, mingid käpid. Siin on mingi rätik. Joogipudelid ja see mingi peapael. Äkki ma ühte peapaela igaks üks peapael. Anna nägu läks jõkseks nagu mingi video just tegin. Riided olemas ja jutud räägitud ja nüüd läheme Hangar 7-sse. Ja me jõudsime nüüd Hangar 7-sse, nii et lähme vaatame veits ringi, kuid nagu seal sees tõenäoliselt väga palju filmida ei saa, nii et siis näitame teile nii palju kui saab. Siin on mingi mega palju ägedaid autosi ja lennukeid, nagu mega ägedate disainidega, nagu näiteks see siin. Mega cool. Ja siis mulle meeldib, et see lennuk lihtsalt on nagu nii huge, et see lihtsalt võtab põhimõtteliselt nagu terve selle Hangari space'i ära. Laupäev 17. oktoober ja üle maailma Roxy tiim korraldab siis pop-up clean-up'e ja meie oleme oma puntiga siin Meirofenis, kus me hakkame siis koristama. Meil on kilekotid, meil on kindad käes. See oli väga traagiline. Aga jah, nagu me vaatame, palju me siin pürgi leiame. Nagu tänavatel pole me siiamaani väga palju midagi näinud, kui me oleme nagu otsinud autoga sõites, aga eks me hakkame koristama ja vaatame, palju me siis pürgi leiame. Don't look love, but it's fast and nice to much, but a light from a falling sky.
meie oleme oma prügikorjamise lõpetanud. See on kõik, mis me siis saime. Ei ole väga palju prügi, kõik on suhteliselt maas ja tore. Aga põhimõtteliselt me leidsime enamasti mingeid sigarette, siis mingeid plastikpakendeid ja siis veel mingeid muid asju. Mingeid paberilipakaid. Maski leidsime ka. Lipikuid, paberilipikuid leidsime. Ja maski. Jah, näe maski jah. Kui keegi tahab, siis ma võin anda. Küll lahti. Aga nüüd, mis me ise sellega teeme, on see, et me paneme kaardile prügi. Ja teiega näeme juba mäel. Meie oleme praegu Kondlis, eks ole, sõidame tõstetud ülesse. Meil on viimane päev mäe peal. Ja täna on natuke tuuline, vähemalt päike paistab. Päike paistab. Ei või sest rahvus. Meie reis hakkab nüüd juba lõpule jõudma. Me jõudsime just Tallinna lennujaama. Kell on mingi 12:30 öösel. Siis me just täitsime mingid paberid ära koroona kohta, et kus me mingi viibime ja siis nüüd me peame minema koroonatesti andma. See pole üldse tore, ma üldse ei taha nagu, kui sa vaatad, kui pikk see asi on, mis sulle linna lükatakse, siis pigem nagu jätaks vahele. Aga noh, kui tahad ainult nädal aega karantiinis olla, siis peab seda tegema. Me teeme selle koroonatesti ära, mida me mega kardame. Ma niimoodi kardan, mu käed värisvad. Oh my god, see oli nii rõve. Ma reaalselt siuke tunne, et see asi katsus mu aju nagu. Said pisara välja? Jaa. Ei, see ninasõrm on jumala okei nagu. See parempoolne oli väga rõve. Ja siis jah, aga no see ei ole väga hull nagu. Sest ajas pisara välja mul. Aga ei, nagu see on üldse nii hull, kui ma arvasin, et see on. Aga siiski rõve. Mul nina nagu ikka veel sügeleb sellest koroonatesti andmisest. Igatahes loodame, et see test tuleb tagasi negatiivsena. Aga ega muud ei olegi. Me reis on siis nüüd läbi saanud, oleme tagasi kodumaal, lähme kohe koju tuttu. Nii et oli tore teiega koos seal aega veeta ja ma loodan, et teile meeldis see video. Isegi kui see ei olnud nagu väga põnev, sest et no paraku need suusatripid ja mingid talvel ka külm on, siis nagu ei ole väga midagi muud peale suusatamise või trenni teha. Aga kui teile meeldis see video, siis jätta pöial ülesse, ära unusta subscribe ida ja näeme teiega juba järgmises videos. Tšau!